Lasnamäe muusikakoolis on puhkpillid olnud alati väga esinduslikul kohal. Alguse sai see sellest, kui kingiti koolile terve puhkpilliorkestri täis puhkpille. Seejärel tuli ka leida õpilased, lapsed, kes neid hakkaksid harjutama neid pille õppima. Saadi orkestri kokku ja nõnda on hakatud seda puhkpilli maastikku siin Lasnamäel kündma. Puhkpilli osakonnas on meil valik suur ja lai. Vaskpille on meil 5. Trompet, metsasarv, eufoonium, tromboon ja tuuba. Neid viimaseid, kõige suuremaid, uhkemaid, säravamaid pille oleks meil kõige rohkem juurde vaja. Tere! Mina olen Lasnamäe muusikakooli klarnetiõpetaja Margus Parind ja mina annan teile põgusa ülevaate puupuhkpillidest. Kui nüüd vaskpillid on tõepoolest kõik valmistatud vasest, siis puupuhkpillid ei pruugi kõik olla puidust. Pigem kirjeldab see kõlavärvi, mis on võrreldes vaskpillidega mahedam ja looduslikult sume, tasakaalustamaks siis orkestris särisevaid vaskpille. Näiteks minul on siin käes klarnet. Saksofonil on küll metallist kõverkere, aga nii klarnetil kui saksofonil on mõlemal ühekordne lesthuulik. Nüüd oboe on jällegi palju sarnasem fagotiga. Neil kummalgi ei ole sellist puidust või plastikust huulikut otsas, vaid nendel tekitatakse heli kitsa pilliroost topeltlestaga. Ja siis on ka veel flööt. Enamus flöödid on metallist, kuid on ka puidust flööte. Ja flööt on üldse eriline pill, seda mängitakse külje peal, mitte otse. Ühesõnaga, puupuhkpillide perekonnas leidub väga palju huvitavat, sest puupuhkpille võib kirjeldada ühe sõnaga mitmekülgne. Puupuhkpillid võivad olla nii virtuoossed soolopillid kui ka orkestripillid. Nad sobivad väga hästi ansamblitesse ja üldse väga paljudesse koosseisudesse. Ulatused on neil üsna laiad ja dünaamikavõimalused väga suured. Nii et puupuhkpillidega igav ei hakka.